sellised osundused või selgitused, et maja jääb ikka siia ja mis seal ikka, eks ole, ja et siis ikkagi tegemist on ikkagi väga märkimisväärse avaliku rahaga, suure raha kasutamisega, mis eeldab eriti väärikat juhtimist ja selle väärika juhtimise jaoks on loodud ju juhtimismeeskonnad ja seal on nõuded, palju need meeskonnad peaks kokku käima, nõukogud, milliseid otsuseid tegema, kuidas informeerida oma partnereid, kaasa arvatud näiteks Maksuametit. Ja mõttelaad, et niikuinii see on kuskilt tulev raha, et keegi ju kahju ei saanud, et see nagu ei ole päris soliidne. Tähendab, päevakorrapunkt number 1 on vallavalitsuse info. Seal annab vallavanem nii-öelda siis ülevaate vallas toimuvast. Vallavalitsuse infos oli Sadama üürimaja kohta öeldud, et kasutusluba on saadud. Nüüd see on ka loomulikult YouTube'ist järele vaadatav täispikkuses, seda üksipulgi lahti harutada me hetkel ei saa. Seal oli vallavalitsuse põhiinfo, sünnid, surmad, keskkond, taristu ja nii edasi, muu informatsioon. Teine punkt oli siis minu ettekanne täna esimest korda siis uues volikogu koosseisus alates detsembrist. Neid on loomulikult väga palju rohkem neid teemasid, aga me võtsime 4 põhilist. Hiiumaa halduse juhi tööleping, see oli siis olukord, kus endine Hiiumaa halduse juht oli tähtajatu töölepinguga tööl, aga mingil hetkel muudeti see leping tähtajaliseks, mis on tegelikult, mida ei tohiks tegelikult teha. See ei ole eetiline, kindlasti ei tohiks vald sellist eeskuju näidata. Töö iseloom ei olnud tähtajaline, temal ei olnud tehtud mingisuguseid ettekirjutusi ja kuna pretensioon ei tulnud lepingu osapooltelt, siis me lõpetasime uurimise, kuna me ei saa sellises olukorras mitte midagi teha. Mis oli siis selle motiiv, eks ole, et me ei saa väita täpselt, mis oli motiiv, aga motiivi puudumine ongi motiiv ja sealt nagu hakkame arutama, et see kangutamine tegelikult järgnes praktiliselt koheselt peale valimistulemuste teadasaamist. Ehk siis põhimõtteliselt see ei ole eetiline lähenemine ja meie peaksime oma valla asutuste juhte ja töötajaid, eriti kui nad on nii-öelda apoliitilised tegelased, väärikalt kohtlema ja neid toetama. Kui on mingid puudused, siis neid suunama ja arutama asju, kuidas neid lahendada, aga kui puuduseid ka ei ole. Ettekirjutused peaks kirjalikult fikseerima. Me küsisime volikogus selle kohta. Ütleme nii, et seal ei olnud ka suulisi. Ei olnud tehtud ettekirjutusi. See on mõned volikogu istungid tagasi küsitud. No mina ütleks, et tähtajatut töölepingut ei tehta ümber tähtajaliseks. Seda teab iga inimene, kes kokku on puutunud natuke. Me küsisime ka advokaadilt hinnangu sellele. Ta ütles, et tema hinnangul on see selge rikkumine, aga pretensioon peab tulema osapoolelt ja see antud juhul ei tulnud. Neil oli see kokkuleppe omavahel ja me lihtsalt pöörasime sellele tähelepanu. Nagu eetilises mõttes pöörasime tähelepanu. Eetilises mõttes on õigesti öeldud. Kõpu tuletornist rääkides, umbusalduse teemal me paar sõna selle kohta juba ütlesime, aga Kõpu tuletorni oleme me hästi pikalt uurinud. Ma tänan kõiki, kes saatsid meile vihjeid. Neid vihjeid tuli kokku umbes 15. Niivõrd aktiivselt inimesed osalesid ise. Sattusime rääkima ka 2 töötajaga, kes töötasid eelmisel aastal siis nimetatud kohtades ja ilmselgelt me neid vihjeid kõiki edasi ei ole kandnud, aga nende põhjal oleme me tegelikult politseisse avalduse kokku pannud ja andnud edasi selle informatsiooni. Aga see lepingu lõpetamine, millest me juba rääkisime, see on lubamatu sellises olukorras. Täna me oleme sisuliselt andnud aksepti, et oled vaba mees ja võid minna. Kuna me ju ei tea ja meie uurimist ei suutnud läbi viia sellisel kujul, et me ei ole uurimisasutus, eks ole, ja meil puuduvad igasugused ressursid selle uurimise läbiviimiseks sellisel kujul,
siis me lihtsalt aimame, mis sealt puudu jäi, aga võttes neid paralleelandmeid teistest tornidest, et mis sa arvad, palju sealt võis siis seda avalikku raha nii-öelda ära astuda? Laseme vaatajatel ise arvutada, inimestele tihtipeale meeldib arvutada, anname lähteandmed kätte. Ehk siis meil oli peaaegu poole vähem külastajaid üle-eelmise aastaga võrreldes. Ja see 12 millegagi oli omakorda suhteliselt tahkunaga nii-öelda ühe joone peal, mida ei ole mitte kunagi varem juhtunud Hiiumaal. Ja see rentis mõlemat, eks ole? Ristnat ja Kõput, tahkuna oli eraldi. Tahkuna andmed olid väga ilusad ja loogilised kõik. Ristna tuletorni süsteemiga juhtus miskit hooaja lõpus ja meil ei ole statistikat alates 14 või 15 august. Ja veel selline asi, et juhatuse liiga Alvar Jaamu, kes eelmine aasta siis esindas Intelligentia OÜ-d ja Vana Madrus OÜ-d, Kõpu tuletorni ja Ristna tuletorni operaatorit, kadus revisjonikomisjoni eest pärast seda, kui me olime temaga ühe korra kontakti saanud. Ta ei ole vastanud tänase päevani mitte millelegi, välja arvatud üks telefonikõne, kus ma ütlesin talle, et me oleme küsimused ära saatnud. No sa ikka oled proovinud teda kätte saada, ei ole? Ka Georg Linkov proovis, loomulikult me oleme proovinud lausa erinevate numbrite pealt, et Alvar, kui sa vaatad seda videot, siis revisjonikomisjon tervitab. Et me rohkem enam ei proovi, et võtame meiega ühendust, me ootame vastuseid, me tahaksime neid väga teada. Lähme järgmise teema juurde. Kolmas teema, vallavara, frees, asfalt. See on ka selline huvitav teema, et ma juhatan selle ise sisse, et see ei olnud meie tööplaanis ega nii-öelda laual, nimetame siis niimoodi. Aga meil tuli kõigepealt üks vihje, siis tuli teine vihje ja siis tuli 5 tükki veel otsa. Kokku 7, kui ma õigesti mäletan. Ja esimene vihje koheselt kõlas väga huvitavalt. Ma isegi tsiteerisin seda. Hiiumaa vallale kuuluv frees asfalt on transporditud Käinast Sporditänava 1 kinnistult Hiiu autotransi kinnistule Kärdlas. Ja täpsustus oli tegelikult juures, et detsembrikuus ka. Ja siis me hakkasime uurima, kui dokumendiregistris dokumente ei ole. See on vallavara. Arvele võetud seda ei oldud, või tähendab, arvele võtmist ei olnud teostatud. Ja ei ole ka vallavalitsuse otsust, me ei suutnud leida. Siis tuli juba järgmine vihje ja siis tuli juba järgmine vihje ja need hakkasid seda teemat nii-öelda avama. Tõepoolest järgmine vihje ütles ka, et seda nähti pealt, et see toodi Kärdlasse Hiiu autotransi hoovi peale nii-öelda. Okei. Uurisime siis, et dokumente tõesti ei ole, siis tuli juba kolmas vihje, kus öeldi, et ei, kõik ei viidud sinna, osa läks mujale ka. Ja nüüd me saatsime 2 teabenõuet sellega seoses. Oleme saatnud 2 teabenõuet ja ühele on ka vastatud ja selgus, et jah, tõepoolest detsembrikuus toimetati see freesasfaldi kuhi Käinast minema. Seda oli kokku, ma pean mälu järgi ütlema, 1176 meetrit algselt. -200, mis pandi Padarimäe parklasse ja Kartide parklasse. 976 meetrit. Ja sellest on siis osa jõudnud Hiiu autotransi ja osa jõudnud GMH laoplatsi teele. Aga müügiakte või enampakkumist või otsustuskorras võõrandamist ei ole. Ja tehingu toimumist on kinnitanud Omar Jõpiselg teabenõudele vastamisega, kus on meile öeldud, et Hiiu autotransiga vahetati freesasfalt siis kohustuse vastu või töö vastu utiliseerida Käina kardiraja, osaliselt Käina kardiraja vanatreffid. Eelmise kardiraja. See kardirada on nüüd eelmine kardirada, mis üles frees. Eelmine kardirada. Freesasfalt on pärit. Vana kardiraja freesasfalt. Ja see koht, kus ta ladustati pikka aega, on siis kuulub ka vallale, jah. Et see on valla territoorium. Ehk siis me oleme uurinud seda. Meil ei ole veel kõik dokumendid, või tähendab, meie teisele teabenõudele ei ole vastatud, aga igal juhul meie hinnangul on see seotud osapoolte vaheline tehing ja see on alla turuhinna teostatud selles suhtes, et meile vastuses öeldi, et turuhind freesasfaldil on 4 eurot tonn miinus 2 eurot tonn purustamise kulu. Ehk siis freesasfaldi turuhind on 2 eurot tonn oli selles vastuses, mis meile saadeti. Aga kui Hiiumaal täna küsida, kas seda saab osta, ma saan aru, et me räägime nii-öelda hulgi ja jaehind on erinevad asjad, aga täna, kui
seda soovid osta, siis Tariston müüb sulle seda 14 euri tonn.